Tere õhtust, armsad festivali televisiooni vaatajad. Juba 3. päeva käib Tallinnas laial tänaval talveöine muinasjutt. Räägitakse lugusid ja näidatakse eriskummalist ning kauget teatrit. Eile õhtul musitseerisid festivaliklubis aafriklased ning veel südaööselgi kaikus teatrimajas trummide kumerütm. Viimased külalised lahkusid alles hilistel öötundidel. Maja kihab ja toimub palju huvitavat. Näiteks avasid aafriklased teatri foajees ehk Tiiles poe. Täna on siis 3. festivalisaade, teeme päevast kokkuvõtte. Lisaks võib ehk mainida, et meie festival on pühendatud Eesti Kutselise teatri 100. aastapäeva lõpetamisele. Ja hetkel on Eesti Televisioonis teatriaasta lõpukontsert. 100 aastat on alles algus, kus üles astuvad nii mõnedki meie teatrinäitlejad. Välja arvatud mina, kuna mina teen hetkel festivalipäevikust kokkuvõtet. Täna kell 3 toimus Linnateatri väikeses saalis aafriklaste liikumise töötuba. Oma keha proovisid lõunamaises rütmis liigutada ka kõige tagasihoidlikumad põhjamaised eestlased. Hommikul sai taevalaval kohtuda Jaapani näitleja Issei Ogata ja lavastaja Juuso Moritaga. Õhtul toimub taevalaval ka jaapanlaste etendus Linnaelu kataloog, mis saab olema meie videomeeskonnale suur projekt, kuna jaapanlaste etendus võetakse linti 3 kaameraga ja tehakse sellest ka otsemontaaž. Jaapan on ju tuntud tehnikamaa ja nende palveks oli saada oma etenduseks korralik ülesvõte, mida nad saaksid kodumaal pärast sõpradele kinkida. Täies hoos on ka ettevalmistused festivali lõpetamiseks ning aastavahetuse peoks. Selleks puhuks on näitekirjanik Jaan Tätte kirjutanud väikese lühidramaturgilise pala, mida siis kõik festivalikülalised lõputseremoonial lahti püüavad muukida. Ehk annab see aimu, kuidas erinevad kultuurid ühte ja sama teksti tõlgendavad. Täna võis maja peal proovis näha juba Linnateatri näitlejate töökat kollektiivi. Tätte kirjutatud teksti lavastab kokku Elmo Nügalen. Festival kestab juba 3. päeva ja küsimus selline, et kuidas kauged külalised on kohanenud siin meie ka mitte tavapärastes Eesti talveoludes. So the festival is already going on for 3 days, and we would like to ask you, how have our guests from Ghana adapted to the not so very traditional winter of Estonia? Oh, it's very nice. First of all, it's very nice to be here. Et väga hästi, esiteks on väga hea siin olla. And we will never regret that we have been to Estonia. Ja me ei kahetseks kunagi, et me oleme Eestis käinud. And we love this country and the people are very social, they are very kind. Me armastame seda maad ja inimesed on väga sõbralikud ja suhtlevad. And we always love to be with them. Ja alati nendega meeldib olla. And I hope this will not be our last. I believe this is just the beginning and we hope to come always. Et ma loodan, et see ei ole meie viimane külaskäik ja ma loodan, et me jäämegi käima. Siit edasi küsimus, et nagu võisime aru saada, et see on esmane külaskäik Eestisse, et kui suur on see vahe ja kas üldse on mingi vahe, et olles kuulnud Eestist, aga mitte siin käinud ja nüüd olles siin 3. päeva, et mis nüüd seostub selle sõnaga Eesti ja selle maaga ja mis oli enne, kas on mingi vahe? So as I have understood, you are here for the first time. First time? Yes. And we would like to know, what did you know about Estonia before you came here, and now that you are here? So is there a difference in these things? I've been here in Estonia, but this is my first time being to Estonia. And for sure, I love the country. But the weather, we have a problem with the weather. The weather is too cold. But it's okay, we love it. Et ma olen esimest korda Eestis, ja mulle siin väga meeldib. Aga kindla peale üks probleem on ilm, et meie jaoks on liiga külm siin. How warm is the temperature in Ghana? 33 degrees. 33 degrees. 33 degrees, warm. Nii et Ghana... We have a dry season and we have a warm season. So we have 2 seasons. Okay. Nii et Ghanas on siis keskmine temperatuur, ütleme umbes 33 kraadi ja neil on kuiv hooaeg ja siis on selline niiske hooaeg, kus ilmselt saab palju vihma. Nüüd aga Ghana temperatuurist ja ilmast oli juba juttu, aga oleme ausad, ega meie eestlased, me oleme küll kuulnud sellisest kohast nagu Ghana, aga ega me suurt midagi sellest kohast ei tea, et võib-olla ta paari sõnaga natuke valgustab meid, et ütleb, et mis koht see on, kus ta elab ja kus ta tuleb. Kui palju neid on ja kui suur on see maa? So now we've heard about the weather differences between Ghana and Estonia.
But we would like to know something about Ghana, because we here in Estonia, we actually don't know much about Ghana. So what is your homeland like? What is it like? What is different compared to Estonia? Yes, very big different. Ghana is, you can find Ghana is western part of Africa. And officially Ghana is an Independence Day. And Ghana, we have so many traditional dancings. You have so many cultures. Ah, okay. And here in Estonia, I did not see something like that. I don't know if you also have your own tradition, but I have never seen something like that. Okay, I'm just going to... Nii et Ghana ja Eesti vahel on siis üsna suured erinevused siiski. Et kui Eestis on nagu, ütleme nii, et Ghanas ta näeb, on nagu hästi palju erinevaid traditsioone, erinevaid kultuure, just mis on nagu koos. Need asub siis... Western Africa? West Africa. Yes, West Africa. Nii et siis Lääne-Aafrikas. Ja et neid kultuure on nagu hästi palju erinevaid, aga Eestis ta pole nagu sellist kultuuride just nagu erinevust märganud, et siin on, meil on pigem siis selline nagu ühene. Niisiis, ega muud kui ootame neid siis tagasi millalgi Eestisse, kui ka meil õige tali lahti läheb. So we are looking forward to see you back in Estonia when we finally get our real winter. So you love to come. Oleks väga hea meel tulla. Thank you. You're welcome. Aitäh. You're welcome. Thank you. Thank you. Küsimus Tõnnile. Kas ka 100 aasta pärast kohtame oma elus tõlke? Tõlke. Ma arvan, et on küll vaja tõlke ka 100 aasta pärast. Muidugi ei oska ma öelda seda, kas see on siis eesti keel, mida tõlgitakse. Et võib olla nii näiteks, et tõlgitakse hoopis inglise keelt hiina keelde või vastupidi. Keele arenguid on üldiselt raske nagu ette näha, et kuna tõlgitöö on just nimelt keelega, siis on see natuke keeruline. Aga ma arvan küll, et tõlgiamet säilib. Kui mitte, ütleme sellises elusas tõlkes, siis kindlasti mingi muutuse, mingi deformatsiooni näol kindla peale. Et võib-olla tõlgitakse hoopis mingeid muid keeli pärast, võib-olla luuakse hoopis üks uus ülemaailmne keel või võetakse taaskasutusele ladina keel. Seda ei pruugigi teada. Jah, aga et kas 100 aasta pärast on tõlki vaja? See on küll pisut provotseeriv küsimus sulle, sest sina oled ju näitleja, aga... Seda küll. Selles mõttes küll, jah. Tegelikult küll, jah. See lohutab sind? See lohutab natukene küll. Samas, näitlemise suurim võlu ongi see, et ega tegelikult miks inimesed tulevad teatris on eks ikka sellepärast, et teist elusat inimest näha. Sest muidu läheks ju kinno. Või teeks midagi muud. Nii, ja nüüd on sul veel võimalus öelda lõppsõna, kuna aasta lõpp on lähedal. Tõnn. Jah, ma soovin üldiselt terve Linnateatri perele ilusat vana aasta lõppu ja väga head uut aastat, sest ma loodan, et äkki meil tuleb sellest tõeliselt hea uus aasta. Ja üldiselt kõigile seda sama. Aga nüüd siis seniks, kuni veel võimalik, läheme ja tõlgime edasi. Jah. Lühikene kokkuvõte homsest festivalipäevast. Kell 12 hommikul toimub Põrgulaval venelaste etendus Cervantese Don Quixote ja kammersaalis jutustavad lastele lugusid iirlased. Kella 1 saab viimast korda näha jaapanlaste lavastust Linnaelu kataloog. Kell 4 toimub väikeses saalis Dimitri Krõmovi õpikoda ning kammersaalis iirlaste etendus täiskasvanutele. Festivali viimaseks etenduseks on Salme kultuurikeskuses kell 7 õhtul algav aafriklaste etendus Somu. Somu tähendab kohaliku sakaani keeles hoia hästi seda, mis sul on. Kutsudes kõiki aafriklasi üles väärtustama oma rikast kultuuripärandit. Richard Tanqua ja Stephen Ozonu koostöös sündinud lavastuses võib näha nii Richard Tanqua originaalkoreograafiat kui ka töötlusi erinevatest Ghana rahvatantsudest. Mis siis ikka, soovin teile pikka aastavahetust ja kohtumiseni homme õhtul viimases festivali televisiooni saates. Ehk õnnestub meil siis stuudiosse meelitada ka festivali kunstiline juht Tohuva Pohuva Jaanus Rohumaa.
teatrit.